Nii, tere tulemast kuulama järjekordse tarkavara podcasti ja täna on minuga siin stuudios LHV laenuosakonna juht Kätlin Vatsel. Tere. Tere Kätlin ja hea vana Peep Saar, Tarkavara kinnisvarabüroo partner ja Tartu osakonna juht. Tänan sind selle vana eest. Tänan, Elari. Ma tean, see on üks nendest teemadest, mis mingist vanusest alates muutub hellaks, ma saan aru, aga see puudub ainult mehi. Selles mõttes sellega on nagu lihtne. Mina veel ei ole hellaks muutunud. Selge. Saab olla ka vana. Just täpselt. Ma tänan. Meie siin. Aga täna ei räägime mitte sellest vanusest, vaid pigem jutt käib kinnisvara ümber ja üks oluline nagu komponent ju kogu kinnisvara ümber on tegelikult raha. Et see on midagi sellist, ilma milleta ei saa. Mõnigi inimene võib öelda tavaliselt selle peale, et mulle raha ei ole üldse tähtis ja mul pole üldse raha oluline, aga lõpuks me kõik kasutame seda millegi jaoks, millegi eesmärgil. Ja võib-olla Kätlin, me võikski alustada lihtsalt sellest, et milline see seis või vaade siis pangasilmis praegu sellele rahale on, et on seda nagu piisavalt. Ma saan aru, et laenuraha on piisavalt, et kas inimestele ostujõudu ka on, et laenata ja siis omale kodusid hankida. Ja, et laenuraha on piisavalt, aga ka säästudega on selles mõttes head lood, et koroona andis sinna kõva tõuke juurde, et klientides siis hoiusel olev nagu raha või arvelduskontol olev raha kasvas nagu päris jõudsasti just koroona ajal ja põhjused on tegelikult hästi loogilised. Ei kulutatud nii palju, reisid jäid tegemata ja rahavarud kasvasid. Et see on nüüd siis tänasest pilk tagasi. Et kuidas edasi, et me oleme praeguses keskkonnas, kus me hakkame liikuma nagu tugevasse hinnatõusu kõikide oluliste komponentide lõikes ühele perele. Ehk siis söök, energia, transport, energia, toit ja ka Euribor. Ehk siis laenukulud, et tõenäoliselt need säästuvarud hakkavad kahanema. Huvitav, mul vist õnnestus siis turu üldisele trendile totaalselt vastupiselt käituda, et minu kontol olevad säästud eksponentsiaalselt vähenesid viimase paari aasta jooksul. Ja, aga sina hakkasid ka kinnisvara ehitama. No ma loodan, et see on ainuke põhjus, miks nad vähenesid. Või sa hakkasid rohkem sööma? Sööma ei hakanud, aga see on küll huvitav tegelikult, ma olen kokku saanud inimeste, kes ütleb, ma olen nüüd esimest korda või teist korda 2 aasta jooksul väljas söömas. Ma mõtlesin, huvitav küll, kuidas sa suutsid nii elada. Ja on päris palju on. Mina ei suutnud niimoodi, jah. Jah, selles mõttes see on üks huvitav aeg olnud see 2 aastat, et me oleme seda väga erinevalt hinnanud või ütleme ka tagasi vaates, et inimesed on andnud sellele nagu sellist erinevat tähendust, et ühel hetkel öeldi, et et see on väga raske aeg ja ongi olnud teatud inimestele väga keeruline aeg ja teiselt poolt on see majanduse mõttes olnud selline nagu peaaegu selline roosamanna vaht, et pankadel on üli hästi läinud, tegelikult arendajatel, ehitajatel on väga hästi läinud, teenusäris on tegelikult läinud väga hästi ja võiks ju arvata, et siis ongi tekkinud rohkem säästa ja nagu Kätlin sa ütlesid, et pangakontol on juures, aga siis kui üks kriis saab läbi, siis hakkab nagu järgmine, et võib-olla nagu väike põige sinna, et aga kuidas see praegune Ukraina sõda Ukrainas on hakanud seda raha osa mõjutama, et kas inimesed praegu pigem siis hakkavad uuesti säästma? No peale sõja algust me nägime 2 nädalat oli selline, kus oli nagu tuntav ootele minek, täpselt nii nagu kui koroona tuligi, ehk siis kui sul nagu väljavaated muutuvad hästi uduseks, et siis kliendid, koduost on ikkagi väga suur otsus, laenuvõtmine. Ehk et nad ütlesid, et ma ei julge praegu seda teha, ma ootan, kuidas läheb. Aga see oli ainult 2 nädalat. Et peale seda taastus see tehinguaktiivsus, laenuaktiivsus sisuliselt sõjaeelsele tasemele. Ehk täna me ei näe seda, et tarbija kindlustunne oleks kuidagi kõigutatud saanud. Et pigem on küsimus, et
kuidas edasi, et just nende nagu hinnatõusude vaates, et kuidas tarbija käituma hakkab. Hetkel on veel taevas pilvitu, inimesed ostavad kodusid, jätkuvalt neid kodusid ei ole nii palju müügil, kui nad sooviksid osta või selliseid, mis nad sooviksid osta, et hetkel on veel kõik hästi. Ma ei ole küll mingi makroanalüütika, aga no üldiselt, kui tõesti mingi katastroofi ei juhtu, siis tegelikult ma arvan, Eesti positsioon on viimase paari aasta jooksul läbi kriisi ikkagi väga palju tugevamaks muutunud Euroopas. Ma mõtlen kas või meie kompetentsid ja me oskus mingi eristuda, olgu see läbi digi know-how ja kuidas me olime valmis nendeks kriisideks, kuidas me kas või sõjanduses, meil on tegelikult mingid ekspertiisi valdkonnad, olgu robootikas kuni turbeni olemas, et tegelikult ma arvan Eesti selline kui ühiskond, kui tõesti sõda meil ei tule, et siis tegelikult ma arvan, me oleme just positsioneerinud ennast järgmiseks kasvuks, et see, mis on alles algus pikas perspektiivis meie arengule jälle edasi. No, ma olen üldiselt alati optimist. Sa oled alati optimist. No mulle nagu tundubki, et see, et kriisid annavad nagu uusi võimalusi, on nagu ühelt poolt paratamatu, kui nagu osad näevad ja osad haaravad kinni nendest võimalustest või loovad neid võimalusi ja teised tegelikult siis jäävad kuskile kinni, et ma ei tea, kuidas teile tundub, aga vaadates ka praegust tegelikult sükest arenevat kriisi, vaatasin just Deutsche Welles oli üks artikkel, mis siis rääkis sellest, et tegelikult prognoosid on väga mustad, andis väga musta prognoosi Euroopa majandusele, kogu siis ütleme sellisele majanduskasvule, vastupidiselt siis näiteks Ameerika, ütleme suurpankadele, kes siis ütlevad, et raputus tuleb korraks ja siis läheb kõik edasi, aga tegelikult me seda ju ei tea, on ju. Et see on sükes, et üks ütleb roosamanna vaht, tuleb kohe, kõik läheb ilusaks, siis teine ütleb ei, kõik läheb väga halvasti. Ja siis ometi me peame nagu selles etapis nagu nägema siis mingisuguseid võimalusi või mingeid arenguid, mida siis teised ei näe või kinni haarama nendest. Ega sa ei tea juhuslikult, mis on LHV prognoos majanduskasvuks selleks aastaks? Ma tean, mis Luminori pangal on, seda ma kuulsin eile, aga ma ei tea, kas LHV on ka suht peast ei ütle, et mina, jah. Mis need numbrid praegu on? Majanduseksperdiks ennast ei pea ja sellel teemal sõna ei võta. Minu Luminori arvamus oli, et 1% majanduskasvu sel aastal ja 4% järgmisel aastal 23. Et võttes arvesse kõik, mis toimub. See oli vist konservatiivsem. See oli konservatiivsem. Okay. See väljendab täpselt analüütikute selliseid... Ma saan aru, seda me püüame ikkagi ju reaalmajanduse järgi seda vaadata ja ka statistika järgi, lihtsalt numbrite järgi, aga lõpuks eks me siis näe, et kas veri on tänaval või ei ole või et kuidas see majandus on. Kuidas sa panga poolt vaadates täna näed võib-olla seda innovatsiooni poolt, et 2 aastat oli sellist, mitte lockdowni, aga ma saan aru, et ikkagi suured ettevõtted suures osas töötasid ju kodust. Et oli ka pangas siis sellist arengut näha, et tehnoloogilist innovatsiooni tänu sellele, et tegelikult järsku pidite kodus olema, järsku ei saanud kontoris kõike teha. No me tegelikult siuke paindlik nagu tööl käimine oli ka juba enne koroonat täiesti okei, et see ei tulnud nagu kuidagi pidi üle öö, et nüüd me lähme kõik koju ja et oh my god, kas meie IT-süsteemid on valmis ja kas meil on arvutid, kus tööd teha. Aga päris paljudel olid. Jaa. Aga see innovatsioon on selles mõttes jätkuvalt edasi käinud, et innovatsioon meie jaoks on kindlasti nagu hästi oluline, et IT on meil pangas suurim osakond ja laieneb nagu tohutu kiirusega, et me arendame oma olemasolevaid süsteeme, mõtleme välja uusi lahendusi, tahame kaasas käia trendidega, olla esirinnas nendega, et krüptovaluutadega kauplemisel me oleme siis nii-öelda pakkudes kõigile seda lahendust, oleme maailmas siis 1/3 pangast, on ju, kes seda kõigile pakub, et selles mõttes ma arvan, meil selle innovatsiooniga on hästi. Mida täna krüpto eest teha saab LHV pangas? Saab osta, kas juba kinnisvara saab ka osta? Ei. Veel ei saa? Seda veel ei saa. Just. Aga eks ma ütlen, et tuleviku trendid on huvitavad, et see, mis on täna,
see juba homme on juba midagi muud, et me kindlasti arendame seda suunda edasi, et klientide huvi on lihtsalt päris suur. Kuidas see on, võib-olla see on rumal küsimus, aga et kui mul on mingi hulk Bitcoini, siis sa võtad selle oma kapitali või oma osalusena arvesse? Et sa mõtled kinnisvara ostmisel? Yeah. No sinna me veel jõudnud ei ole. Okay. No sest tõesti kujutad ette, et sul on näiteks 10. Aga kui mul on üks NFT ahvikujuline, seda ka ei saa isegi panna osa sissemakseks. Praegu ei saa, jah. Mul ei ole ka NFT-d tegelikult kahjuks. Aga see on selline innovatsioon, mis on, ma arvan, veel väga-väga nagu, ütleme, vähe teadvustatud, aga sinna me jõuame, sest see on selline mõnes mõttes natuke traditsioonilise panganduse nagu vaste, aga ma saan aru, et tegelikult LHV on ka samamoodi olnud siuke pigem julgem. Absoluutselt. Et selline vaadanud nagu teistpidi või mujale. No, mul oli 2018 juba esimene tuttav Tartus, kes ostis selles mõttes Bitcoinidest enda emale maja. Et ta ei osnud seda otse, ta müüs maha Bitcoinid ja siis kuna ta elas ema keldris sinna, siis ta mõtles, võiks emale midagi teha, ta oli omal ajal ostnud 1000 Bitcoini väidetavalt, müüs mingi portsu neid maha ja siis ostis emale maja, nii et ka krüpto eest saad, lihtsalt pead paar sammu vahepeal tegema, et saad osta maja kindlasti. Ma nägin sellist lühiklippi ühest noormehest, mitte Eestis, vaid Ameerikas, kes siis ostis kunagi, kui Bitcoinid olid veel väga odavad, ostis 1000 Bitcoini eest pitsat. Ja siis telliski mulle pitsa ja keegi tõi ära talle, mis maksis mingi $4-5 või. Ja siis jutt oligi sellest, et kuidas 1000 eest, mida täna saaks, et ma vaatasin, et Bitcoin oli iseenesest mingi 38 või 35 000 hetkel. Nii. Natukene mõned miljonid läksid kaduma. No nii, siiani meil oli Soome sõites laevaterminalis oli Bitcoini automaat aastaid, kus sa said 2 euro eest osta 1 Bitcoini. Ja ma just rääkisin oma sõbra soomlasega, ta kurtis mulle, et ma iga kord kõndsin mööda, aga mul ei olnud kunagi 2 eurost taskus. Ma mõtlesin, et oleks äge, kui ma ostaks 1 Bitcoini. Et meil tegelikult oli see innovatsioon oli ka juba aastaid tagasi olemas, aga me ei kasutanud seda ära, nii et. Nii et see läheb jälle tegelikult sinna, et me praegu peame märkama ka selles olukorras, kus me oleme mingeid võimalusi ja kui tulla üks toode või on rohelised laenud, ma olen alati mõelnud, et kuidas saab üks laen roheline olla, et ma saan aru, millised rahakupüürid on rohelised, aga mida tähendab roheline laen, et kuidas see välja näeb? Ja, et tegelikult laen on laen. Et seda rohelist seal siis eristab selle laenu sihtotstarve. Et kui see on nii-öelda jätkusuutliku arendamisse või arengusse nagu suunatud, siis ta ongi nii-öelda roheline meie mõistes. Ja meil on täna olemas roheline kodulaen, see on siis mõeldud energiaklassi varade ostjatele, roheline liising, rohelised ärilaenud ja isegi rohelisi tarbimislaene saab teatud partnerite juures. Ja need kõik on siis soodsama intressiga tavapärasest. LHV on ka selles mõttes olnud aktiivne sellises rohepöörde jätkusuutlikuma, rohelisema tuleviku üles ehitamisel. No me tahame ka nagu esirinnas olla nende suurte nagu muutuste pöörises või uute trendide nagu loomisel, et mitte nagu viimases vagunis sõita, vaid pigem ikka seal eespool käia. Kas ma saan roheline liising, et ma näiteks eelmine aasta üle-eelmine aasta vahetasin oma auto välja, mõtlesin, teen hästi energiasäästliku lahendus, ostan CNG auto. Ostsingi CNG auto kõige konkurentsitult, kõige odavam, nüüd on konkurentsitult kõige kallim viis, kuidas sõita. Kas ma oleks kvalifitseerunud selle roheliisingule? Ma ei teadnud lihtsalt, et see energialahendus sõltub otseselt Venemaalt tulevast torujuhtmest, nagu kus on seal, meil tuleb gaasi, aga sellised asjad saavad siis roheliisingut või nagu gaasiautod, elektriautod? Elektriauto, gaasiauto, kui ma olen vastuse võlgu. Minu meelest ei ole gaasiautole, ma ei tea. See on väga kasulik. Ei, ta on muidugi väga roheline. Mina ka ei tea. Ja. On arenguruumi, ma tahaks selle peale öelda. Innovatsioon on tore, aga arenguruumi on teil. No, mulle nagu tundub see sama, et kui sa vaatad, ma ei tea,
paarsada aastat tagasi, mida me uskusime või mida me täna nagu vaatame, et siis me tegelikult peame kogu aeg olema see avatud mõtlemisega ja küsima, et oota, kas me praegu oleme nagu õigel teel ja õigel lainel või tegelikult peaksime korrektuure tegema, aga noh, me saame nagu otsustada ainult sellest hetkest, kus me täna oleme, mitte nagu... Aga tulles ma vabandan, Elari, minu jätka. roll ei ole siin praegu suunda seada, aga et mulle meeldib see. Ma lihtsalt täitsa mõtlen panga vaatan olles, tegelikult meil on uus olukord, on ju, tuleme korraks ukrainlaste ja võib-olla ka põgenevate venelaste juurde, kes tulevad siia majandusliku heaolu otsima mingi hetk, et kas mingi hetk on võimalik ja mis tingimustel oleks ka nendel võimalik laenu saada, sest paljud neist on päris rikkad olnud vähemalt omal ajal. Nemad on täiesti välistatud teie jaoks. Sa mõtled ukrainlased? Ukrainlased ja võib-olla näiteks Peterburgist tulevad venelased, kes mingi tunnevad, et nad ei saa enam selles ühiskonnas elada, tahavad säilitada endist heaolu ja midagi sellist. Ei, nad ei ole absoluutselt selles mõttes välistatud, et me kuidagi eraisikute tasandil seda ei piira. Et täna Eestis töötavad Ukraina inimesed või Eestis töötavad vene inimesed saavad laenu täiesti tavalistel tingimustel, et see ole kuidagi aga tingimused on ikkagi sama, ühes on samad moodi, et sul võib olema jätkusuutlik sissetulek, suutma laenu teenendada, kõik selline asi. Jaa, aga välismaalastel on olulisem on just see seos Eestiga, et sa pead ikkagi omama elamisluba ja töötama Eestis. Et kui sa oled välismaalane, kes töötab välismaal ja lihtsalt tahad Eestis kinnisvara osta, et siis selle jaoks Eesti pangad laenu ei anna. Kuidas sellega ongi? Ühesõnaga, tal on elamisluba vaja, see on selge. Elamisluba ja sisuliselt töötad Eestis, jah. Sa elad ja töötad Eestis. Et mis see maht või mis see ajaline piir on, et kui kaua peab Eestis töötanud olema? Või? Seda meil ei ole. Seal on pigem siuke hästi loogiline nagu elutsükkel, et see inimene, me näeme hästi palju Eesti suurtes IT-ettevõtetes töötab välismaalas üle Eesti. Et nad tulevad siia, nad leiavad endale üürikodud, hakkavad tööle ja siis nad sellise 2-3 aastaga vaatavad, et tegelikult ma tahaks ennast siduda Eestiga või siis kas või mingi aeg, see ei tähenda, et ma pean 30 aastat ennast siduma. Et mingi aeg ma näen, et 5 aastat ma töötan Eestis, nüüd ma ostan oma kodu. Siis ma müün selle maha, kui ma lahkun ja lähen järgmisse riiki. Aga kui rääkida nendest konkreetselt praegustest sõjapõgenikest, et ma kujutan ette, et näiteks 24. veebruar hakkas see pihta, nädala aja pärast olid siin ja hakkasid kohe tööd otsima, sai lasteaias, ma ei tea, lasteaia kasvataja koha või koolis õpetaja koha ja siis oletame, et oli kontol veel mingisugune sissemakseks 30 000 eurot ja tuli nüüd panka, ütles, et okei, ma leidsin korteri, tahan osta. Tead, ma millegi pärast arvan, et inimesed ei ole tulnud siia, et jääda, vaid nad tahavad ikkagi tagasi minna oma kodumaale. Ja et nende mõte ei ole nagu, et nad 2 nädalaga, et nüüd ma hakkan siin ostab kohe siin korteri. Nad ju ei tunnegi meie riiki ega olustikku ega kas neile meeldib või ei meeldi. Et... Mõndadel olid nagu juba, just nägin üht intervjuud, et poeg oli siin ja siis tundub tegelikult hästi loogiline jääda siia, sest tegelikult kui sa oled tegemist oli ka vanem härraga või vanem perega. Kindlasti on neid ka, täpselt. Aga enamuses ma pigem arvan, et nende soov on ikkagi koju tagasi. No, ehk siis sellisel juhul on erand, aga ta kvalifitseeruks ikkagi, ta saaks sinna taotleda laenu. Selles mõttes natukene peab ikka track recordid ka siin Eestis olema, et ma ei tea, kui kaua see elamisloa protsess meil täna aega võtab, et meil on lihtsalt, mu ämma aia juures elab üks Ukraina perekond, põgenesid Luhanskist põhimõtteliselt, siis see alguses ära jõudsid Eestisse, kuidas nad siia välja jõudsid, väärib omaette raamatut, aga 3 last, neil pole kuhugi enam tagasi minna, seda linna enam praktiliselt enam vist sellisel kuhul seal nende jaoks, ehk siis nad on viimased aastad elanud keldris seal ka muidugi sõjategevusest ja nii edasi. Mees sai nüüd töökoha, mingi veebiarendaja anda, siis ta sai umbes netopalk on kuskil 2 midagi 1000 tal, aga ühesõnaga nemad, et sealt keldrist välja kolida, okei, nad lähevad mingi üürikorterisse, aga selleks, et nemad tahaksid jääda Eestisse mõneks ajaks, siis nemad peavad saama vähemalt siis elamisloa, läheb mõnda aega enne. Tööle minema. No töö nad said, ütleme siis, aga ühesõnaga siis 2 aasta pärast nad võiksid tulla LHV-sse rääkima. Siis. Tegelikult selle profiiliga, mis sa kirjeldad, on juba aasta pärast täiesti okei. Aasta pärast okei tulla. Selline aastane raam on okei. Jah, siis me üldiselt ikkagi IT-ettevõtete välismaalasest töötajate hulgas oleme, ma arvan, populaarseim pank kodulaenu andmisel, et me anname väga headel tingimustel, nende klientide profiilid on väga head, nende sissetulekud on suured, nendel on suured omafinantseeringud. Meile meeldivad nad. Sa julged öelda, aga mis intressiga nad saavad kodulaenu?
täiesti turuintressiga. Seal ei ole nagu mingisugust riskimarginaali juures, et nad on välismaalased. Ehk siis hea profiiliga IT-poiss tuleb, tahab kodulaenu saada, saab millega LHV-s kätte selle praegu? No vot, seal on natukene komponente veel, aga ütleme nii, et parima kliendi intress algab meil 1,7. Et parimad ka välismaalasest kliendid võivad täiesti saada sinna lähedale. See on ülikõva. Meie eelmises episoodis me tegelikult rääkisimegi sellest, et eluasemelaenu intress on praegu rekordmadal ja pole mitte kunagi olnud nii madal ja see oli 2,02 ja 2008 oli see 3,5 oli keskmine, nii et tegelikult isegi kui me räägime nüüd sellest näiteks, et Euribor tõuseb ja ma ei tea, ta oli praegu -0,25 tänase päeva seisu, kui me salvesime, aga liigub sinna positiivse poole, siis tegelikult isegi kui ta jõuab 0,5 pluss poolele, ei tohiks midagi väga drastilist juhtuda, ütleme siis laenuvõime teenindamisega. Jaa, paberi peal ei tohikski, sest et pangad täna on kohustatud kliendi maksevõimet arvutama intressiga 6. Ehk et kui me võtame, et turu keskmine on 2%, siis sisuliselt 4% Euribori tõusuga. Wow, ja me täna juba viimased 5 aastat ja rohkem arvutame seda. Teine küsimus on see, et kuidas klient ise oma pere eelarvet arvestab. Tema ju võtab ilmselgelt selle tänase makse ja siis tekivad sinna juurde nagu muud kulud. Ehk et siis on näha, kui palju need pered peavad oma nagu elustiili siis muutma. Kas peavad millestki loobuma, sest et ma räägin juba alates põhikoolist, kui me selle õpetamas käin, et oma esimesest sissetulekust pange 10% kõrvale. Et ükskõik, kust see raha tuleb, et sa saad vanemate käest 10 eurot, et harjutage sisse see, et pange 10% kõrvale. Ehk et me ei taha, et see 10% ära kaoks sealt. Et see peaks alati tegelikult jääma. Ka isegi laenuvõtjatele, et kui nad näiteks esimest kodu ostavad, on nüüd nii-öelda neile on sisse harjutatud see, et õpime säästma, aga kui nad laenu võtavad, et see ei tohiks nagu ära kaduda, eks see eelarve peaks selline olema, et ma suudan seda laenu maksta, aga mul jääb see säästuharjumus sisse. Aga kas te seda olete ka arutanud LHV-s just, mis on viimasel ajal tõusnud teile teemaks, et järsku peaks kodulaenud nagu tähtajad pikemad olema, mitte 30, 35 aastat, vaid 50, 70 ja 100 aastat, nagu Rootsis ja Lääne-Euroopas mõnes riikides on. Ja Eesti Pank on selle ära piiranud, et kodulaenu tähtaeg võib olla 30 aastat, et see on kõigile pankadele. Ja seda muutumas ei ole tulemas kuskil. Ei ole kuulda. Mille taga see on? Eesti Panga reegel ongi. Ja ma mõtlengi, et mille taga see on? Et eelmisest kriisist just see, et need laenud nagu amortiseeruks maha ka. Et just, et need 3 põhiasja, mis Eesti Pank kehtestas, et periood võib olla kuni 30 aastat, kliendil peab olema oma finantseering 15% ja maksevõime ei tohi siis nii-öelda kohustus ei tohi olla üle 50%. Et see on just see, et kui me võtame selle eelmise buumi, siis pangad andsid kohati laenu 100 või 110%, laenuperioodid olid kuni 40 aastat ja see maksevõimet arvutati siis loominguliselt. Ehk et see oleks nii-öelda see laenu andmine oleks vastutustundlik, et tarbijana alati nii-öelda see nõrgem pool. Ehk et meie peame nagu nende eest ära mõtlema need sammud, et nad ei satuks hätta. No ühesõnaga veel Eesti majandus ja Eesti inimene on nagu suhteliselt, ma ei taha, võib-olla kasutaks sõna vaene võrreldes Skandinaaviaga, võrreldes Soome ja Rootsiga ja arusaadav, et seal on ka kui sa võtad Rootsi majanduse 300 aastat ilma sõjata riik, kes on saanud nagu põlvkondade kaupa üles ehitada jõukust, siis ei ole meil tegelikult suurt midagi siin vastu veel panna. Üks hetk, mis pani mind see aasta mõtlema nüüd siis viimase 3-4 kuu jooksul, oli see hetk, kui ma sain aru, et kui mina teen viimase maksa oma kodulaenus, siis ma olen 74-aastane mees ja siis on mul laen makstud. Kas sa arvad, et sa elad oma kodus kuni 74. eluaastani? Kes seda teab? Vaevalt, aga... Ehk tegelikult sa teed selle viimase maksu varem? Nojah, lihtsalt see mustvalgelt vaatas mul lepingust näkku ja siis ma sain aru, et täitsa lõpp, 74, aga vähemalt pikk elu on ees. Absoluutselt ja sa elad nii tervisliku eluga, nii et sul on see
see kerge tulema ja pensionile sa niikuinii ei jää. Seda ei näe ette küll jah, et pensionile. Inimene on loodud tööd tegema. Mina arvan seda, et pensionil mehed muideks hakkavad tihti väga kiiresti kustuma, sest neil kaob elus üks asi, mis neil andis mõtte ära. Naistest ma ei julge midagi rääkida, aga meeste puhul on küll tihti see. Eile üks kolleeg küsiski mu käest, et miks on eestlaste vanad inimesed nii vanad? Et siis filosofeerisime, et vahest on see, et see raske elu ja see on hästi palju muutunud ka tegelikult. Eriti vanad olid vanasti inimesed, aga nüüd on neist on ikka parem. Aga vaatame, kus on tulnud ka tegelikult on ju, kui need tänased vanad inimesed. Ja, täpselt. Kes on sündinud seal 40-ndatel sõja ajal väga keerulisi aegu läbi elanud. Nii et see on, võib-olla siia, meil on jäänud mõned minutid veel aega, aga võib-olla mõned asjad, et me saime aru, et selline väga hea klient saab täna baasintressiga 1,7 alates ja hetkel eluasemelaenu selline keskmine intress üldse Eestis on täna kuskil 2 ja natukene peale. Mis vanusest, mis on hilisem vanus, kui veel laenu tuleb, tohib küsima tulla, et see oli 30 aastaks või? Ja, et maksimum laenuperiood on 30 aastat, aga selles mõttes seda hilist vanust ei ole, et lihtsalt me tohime laenu anda kuni see, see viimane piir peab olema 75, ehk et sisuliselt saab ka 60-aastane tulla laenu küsima, lihtsalt tema graafik on siis 15-aastane. Et selles mõttes seda ülemist piiri ei ole ja pigem see sõltub ikka, et kas sul sissetulek on ja kas sa jõuad seda laenu maksta, et no ja täna on selle, et jaksad laenu maksta, seal ongi siis need kõrvalkulud, mis on täna tegemas suurt hüpet, et kütuse hind, ma arvan, kõik, kes on võtnud oma autol paagi täis vaatavad, et no huvitav, mis numbrid need on, et alles see oli, kui sina ütlesid, et sinu CNG auto oli põhimõtteliselt kõige odavam, nüüd on kõige kallim. Ma käisin ära Tartus Pärnus edasi-tagasi 7 euro eest, mõtlesin, see on odavam kui salati ostmine Pärnus, ma mäletan seda. Nüüd maksab mul sama sõit umbes 37 eurot. Jõhker. Ja see mõjutab tegelikult siis üldist heaolu ja jõukust selles mõttes, et see võib vähendada just seda nagu ostujõudu. Kuidas täna pank kindlasti finantseerib ka erinevad arendusi, et arenduste turul me näeme ka täna seda, et arendajad ka nagu ootavad või kuna toormehind tõuseb, on see ehitamine ka kallim, et kuidas täna suhted pangal arendajatega on, et arendajad tulevad, küsivad raha? Ikka küsivad, et läbimõeldud arendused saavad alati finantseeringut, et vahet ei ole, mis need ajad on kriisid või on head ajad, et see loogika alati töötab. Et lihtsalt mida me nende eraklientide puhul näeme, et mida kliendid räägivad, ongi see, et kus arendajad siis kaaluvad, et kas näiteks panna lõpphind sõltuvusse ehitushinna indeksist või nad nii-öelda tühistavad broneerimislepinguid ja ütlevad, uus hind on see. Et siin me oleme pigem nagu sellel seisukohal, et Eesti turg on nagu niivõrd väike, et oluline on ikkagi oma sõna pidada. Et kui arendaja tuleb panka, meie kes laenu võtab, siis ta ju eeldab, et me oma sõna peame. Ehk et me ei tule ju ütlema, et meie sisendite hinnad kallinesid, et nüüd teie intress poole pealt on midagi teist. Ehk et ma ise arvan, et kui me nii-öelda sellest praegusest olust läbi saame, oleme selles uues tõusus, siis edumaa saavad need, kes siis on käitunud nii-öelda siis õiglaselt klientidega. Aga tahad öelda siis näiteks, kui meie Elariga otsustame peale tänast podcasti teha OÜ Tammsaar, me pole enne midagi arendanud, aga tahame tulla sinu juurde arendusprojektiga, mille me oleme enda arvates läbi mõelnud. Meil on ka näiteks ette eelbroneeringud, ütleme 25 või 30% ulatuses. Samas meil eelneva ajalugu puuldub arendajatena. Kas me saaksime laenu? Startupid üldiselt pangafinantseering ei ole see, kust nagu startupidega alustada, et selle nii-öelda riskitase startupil on panga jaoks nagu väga kõrge. Ehk et peab olema ikkagi ette näidata referentsid. Teine lugu on see, et kui te teete uue ettevõtte, aga teil on vana, toimiv, tugev ettevõtte olemas, siis selle garantiiga kindlasti saame midagi välja mõelda. Absoluutselt ja meie kinnisvarabüroo on juba üle 30 aasta või? Ehk meil on lootust. Meil on lootust. Suurepärane.
meil on veel mõni minut jäänud, kuna kogu laenuturg ja kinnisvaraturg on suures osas seotud sellise nagu kindlustundega, et inimestel, ja see on selline nähtamatu, aga kõigile tajutav, kas sa võtad poes selle ekstra, ma ei tea, purgi või mingisugune ekstra toidu või mõtled, ei, ma seekord ei võta. Kuidas panga vaatest praegu tundub, et kas see prognoos on pigem ikkagi selline, et inimesed hakkavad rohkem kaaluma oma ostuotsuseid ja sügavamalt, mitte et nad siiani ei oleks teinud, aga ka panga poolt vaadates, et pank tegelikult hakkab tegema neid otsuseid veel konservatiivsemalt? Seda ma ei näe, et me hakkaksime oluliselt konservatiivsemalt tegema, et meie südameasi on pigem inimesteni jõuda, et selle finantskirjaoskusega. Ehk et mõelge läbi need plaan B-d, et kui teie kulud peaksid tõusma nii ja nii palju, et kuidas te neid tasute. Et hästi ratsionaalselt talupoja tarkusega saab kenasti hakkama ja õnneks eestlastele on seda talupoja tarkust ka antud. Et lihtsalt need on need teemad, millest me räägime avalikult kõvasti, et inimesi rohkem nagu mõtlema ja arvutama ja analüüsima panna. Teil võiks olla selle internetipangas see eelarve äpp ka, minu meelest see on natuke veel, see on puudu veel, aga see oleks väga küll ta tuleb. Tuleb jah, selge, võtame sõnast. Kas LHV kedagi kardab ka, Coopi või Bigbanki või Luminori või Swedi või SEB-d või? Väga hea küsimus, Peep. Vaata, Eesti inimene on siuke nagu muretseja tüüpi. Ta muretseb endale maja ja muretseb naise ja lapsed ja. Siis mina alati ütlen nendele inimestele, kes muretsevad, et kahe asja pärast peab nagu muretsema. See on raha ja armastus. Sest see, mille pärast sa muretsed, seda sa saad. Nii et vastus on, kas te kardate või mitte. Sa võiksid poliitikasse kandideerida. Kuulge, aga see oli vestlus täna raha, elu ja armastuse teemadel, mulle tundus, aga see kõik käib selle asja ümber, et vahest on see, et sul on raha palju, aga näiteks kellelgi pole armastus, siis see on nagu sükene kõllisev vask ja tühi kelluke, et see ei ole midagi ja teiselt poolt, kui on armastus, aga raha ei ole, siis need, kes kaua armastuses tahavad elada, ühel hetkel millegi pärast ikkagi sirutavad käe ja otsivad seda, aga seda on tore teada, et laenuturg elab, LHV annab laenu, kliendid tahavad osta. Nüüd loodame, et me suudame ka arendada ja ehitada, et see on nüüd siis järgmine väljakutse, aga suur tänu, Kätlin, sulle ja edu. Aitäh kutsumast. Edu elus ja äris ja armastuses. Ja armastuses. Ma väga tänan. Seda edu on alati vaja. Super.